Mu nimi on Peep Saar, ma olen 33-aastane ja praegu ma olen siis enamuse aega veedan Tartu Riste koguduses, kus ma olen üks koguduse vanematest ja siis mu südamel on ka koguduste rajamine üle Eesti, nii et sellele ma mõtlen, selle peale seal ma nii palju ei tee, ma tahaks rohkem seda teha, nii et see on see, kus ma tulen. Mul on 3 last, üks abikaasa ja üks koer. Ja täna me räägime siis kogukonnast ja kogukonna muutmisest, et see on ka üks viis, kuidas defineerida kogukonda, lihtsalt väga laias laastus me tuleme Eestist. Eesti jagatud 4 kogukonda, sealt me tuleme. Ja kogukondasid saab jaotada väga erineva viisil. Me võime väga väikseks nad teha ja väga mikrokogukonnad ja suured kogukonnad. Mõned näited võime hiljem välja nuputada ka nende kohta. Tänan teema on, et muuda kogukonda ja ma ei tea, miks sa siia tulid seda seminari tegelikult kuulama. Ma arvan, siin erinevad variandid. Üks on see, et lihtsalt muud klassiruumid olid täis ja sa pidid ainult mingi koha leidma. Või et siis, kui sa tulid sellepärast, et sa lugesid, millest siin räägitakse, või sa tulid sellepärast, et lihtsalt see teema pealkiri oli natuke intrigeeriv. Kui ma küsin sult, või küsime alguses, kas kogukondi siis peaks muutma või mitte, mis te arvate? Lõu. Kes arvad, et me peaksime kogukondi muutma? Andke käega märku. Enamus, mis te arvate seda. Kes arvavad, et kogukonnad muudavad neid? Kui meie ei muuda, siis nemad muudavad meid. Ja tegelikult me oleme, ma arvan, igaüks kogenud, et kogukond on selline, eks ta ongi selline nagu, ta on keskkond ja keskkond alati mõjutab objekte, mis keskkonnas sees on. Sa paned, mul on väike laps, kes on 8-kuune kõige noorem, tema sööb rutipudelist. Mõnikord rutipudel on liiga kuum, siis sa pead seda jahutama, sa paned selle külma vee alla. Teise keskkonda ja siis see rutipudeli temperatuur jahtub ja tegelikult see külm vesi läheb soojamaks, aga seda ma ei märka. See on see füüsika, mis iganes seadus, see on kas 3. seadus. Energiajäävus seadus. Jah, energiajäävus seadus. Juhul üks seadustest ainult, jah. Aga ühesõnaga, keskkond alati mõjutab ja meie mõjutame alati keskkonda ka. Täna me oleme siin siis selleks rääkimast, et kas me võiksime seda teha, kuidas me saaksime seda teha ja kas me siis tegelikult ka peaksime seda tegema. Ma mõtlesin, et esimese asjana, nagu tasub alustada, võib-olla see tundub nagu see natuke eemale läheme sellest teemast, sisust. Ja kui teil on mingeid küsimusi, siis võite alati nagu muidugi sekkuda ja vastuväiteid siis ka seda teha ja pärast pole küsimustele ka aega jätta ja teie enda kogemustele ka. Aga enne kui üldse minna selle kogukonna teema juurde ja üldse, kes muudab, mida muudab, kuidas me muudame. Kui me ütleme, et me oleme inimesed, kelle ellu on tulnud Jumal ja Jumal on midagi meist teinud, siis ma arvan, alati on mõistlik alustada, ükskõik tegelikult, mis teemast me räägime, minna tagasi selle juurpõhjuse juurde, mis tegelikult mõjutab me olemust. Ja see on see hea sõnum, mille me oleme oma ellu vastu võtnud, mida me nimetame evangeeliumis. Ja teate, kui palju, ja minu enda rännak on võib-olla see viimase paari aasta jooksul. Ma olen üles kasvanud kirikus, terve elu nagu uskunud. Lapsest peale nagu väiksest mähkmetes käisin kaasas kogu aeg väikses Saalimäe palvelas Tartus. Ja mul on mõnes mõttes nagu omane mõelda mingites kategooriates ja uskuda, et need Jumal on olemas ja Jeesus tuli ja päästis ja suri ja minu jaoks nagu see evangeelium oli alati nagu selge, aga kui ma vaatan viimase paari aasta peale tegelikult, siis minu peamine vaimulik nagu rännak on just korraga olnud selles kategoorias, ma mõistan, et tegelikult minu arusaam evangeeliumisse, sellest heast sõnumist on olnud niivõrd väikene tegelikult. Ja teate, kui meil see on ja olen milline, kuidas me mõistame seda, kes on Jeesus ja mis ta on teinud, see ongi evangeelium, kes on Jeesus ja mis ta teinud on tegelikult. Sellest, kuidas me seda mõistame, tegelikult tohutult palju me elupraktikates olnud. Me kogudused, millised nad välja näevad, oleme tohutult palju sellest, kuidas me mõtestame lahti seda sõnumit, kes on Jeesus ja mis ta teinud. Ja mõnikord me arvame ja eile oli ka, see piilpäevad on evangeelse teemaga, läbi teema. Evangeelium, Kristus on tulnud sinu eest surema, et sa võtaksid vastu. Ja tihti, kui me vaatame evangeeliumit, siis mind on ainult selline joonis. Et me arusaam evangeeliumist on see, et Kristus tuli ja suri minu pattude eest. Ja mina võtan nüüd usu kaudu selle armu kingituse vastu ja midagi muutub radikaalselt, igavikuliselt. Ma ei ole enam selle maailma laps, vaid ma olen kuningliigi laps. Mu igavik on taevas. Mu patud on kustutatud.
mul on antud kõik andeks. Kristuses, Jumal näeb minus Kristust, mitte mind ennast patusena. See hetk, kus ma ütlen, et ma olen uuesti sündinud, pöördunud, Kristus oma ellu vastu võtnud. Seda võiks nimetada evangeeliumi väeks. Ja see on see vägi, mis tuleb me ellu ja mis purustab patu ja ahelad, puhastab mineviku ja annab lootuse tulevikuks. Et see on see arusaam evangeeliumist, milles mina üles kasvasin. Ja kui ma olin 10-aastane poiss, siis ma üks õhtu üksinda oma voodis ütlesin Jumalale, et ma usun Jeesus sinusse, kes sa oled, palun tule minu ellu ja päästa mind. Ja võib-olla sul on samasugune kogemus. Võib-olla su kogemus on eile õhtust, kus sa ütlesid Jumalale, sa tundsid Jumal kogutab ja sa võtsid ta vastu oma ellu. Ja võib-olla sa tegid kellegi koos seda palvetades, võib-olla üksinda. Nii et evangeelium, mis tuleb ja muudab radikaalselt, tegelikult inimesena annab meile uue olemuse identiteedi. Aga evangeelium on palju rohkem kui see. Ja tihti, mis me oleme teinud viimaste sajandite jooksul, alates reformatsioonist, siis Martin Lutherist, me oleme tegelikult pööranud selle evangeeliumi ja pannud sinna keskmisse tegelikult meie endust, meid iseennast. Et Jumal tuli minu pärast, Kristus tuli minu pärast ja kõik need terminid on õiged, seal ei ole midagi valet. Aga korraga, kui me järgi mõtleme, siis me näeme, et evangeeliumi keskmis olen mina ja Kristus tuli selleks, et mind muuta ja mind teenendada mõnes mõttes. Ja mul on pilet taevasse ja nii edasi. Ja tihti, kui me näeme, ja kui see äärmusesse viia, siis tegelikult selles mõttes, selles näites ju piisab sellest, et juhtid inimesi risti juurde, tegelikult siis vahet pole, siis nad võivad sinna jääda, nad lähevad taevasse, nad on põrgust välja toodud. Mina ka, kui ma olen jõudnud risti juurde, ma võingi sinna jääda, halleluuja, Jeesus on hea, ma käin aeg-ajalt näiteks piilpäevadel või laulan ülistuslaule, mõnikord, kui ma lähen kirikusse. Kristus on hea, ta on mind muutnud, ma olen tema oma. Ja mõnikord me kogutused näevad sellised välja. Ja mõnikord me ise ka mõtleme, et sellest piisab. Aga evangeelium on suurem kui see. Ja kui sa mõtled Jeesuse peale, Jeesuse töö peale, siis sa näed tegelikult, jah, meie oleme iga üks osa sellest loost. Aga kui sa loed piibliraamatut loona narratiivini, siis sa näed, et tegelikult see Jumala hea sõnum on hoopis suurem kui mina. Ja tegelikult see algab sellest loomisest ja see lõpeb ilmutuse raamatu viimastes peatükkides sellest, kus me näeme, et Jumal uuendab kogu loodu. Et see hea sõnum ei ole mitte minu jaoks, vaid see on kogu loodu jaoks, iga puu jaoks, iga raku, iga DNA molekuli jaoks, mis on kuskil loodus väljas. Sest me teame Rooma kirjast, et kogu loodu igatseb ja hoigab ja ootab seda aega, kui Jumal tuleb ja uuendab. Mil Kristus saab avalikuks. Ja me näeme ühte suurt kuldset niiti läbi piibli minemas, mis räägib, et see hea sõnum on tohutult palju suurem kui mina. Isegi tohutult palju suurem kui üks rahvagrupp. Ja see on kogu loodu hea sõnum. Ja nõnda evangeelium sisaldab Jumala igatsust taastada kõike. Ja sellepärast evangeelium on otse kui nool, mis on teel mingisse kohta. Ja kui ma võtan tõeliselt evangeeliumi vastu ja see ei toimu ühel hetkel, ma arvan, see on protsess, kus ma mõistan Jeesust ja tema tööd suuremat ja suuremat. Et korraga ma näen, et ma ei saa jääda siia risti juurde, kus mu elu muutus ja ma olen tee taevasse. Vaid uskudes head sõnumit on mind pandud asetatud mingisse suuremasse loosse. Lugu, mis lõpeb kogu loodu taastamise. Mis, kui ma selles olen, siis ma ei saa rahulduda sellega, et on ebaõiglus maailmas, vaesus, nälga. Et asjad on katki, mitte sellised, nagu Jumal nüüd algselt lõi. Ja kui me seda ei mõista, siis tegelikult pole üldse mõtet kogukondi muuta. Või kui me hakkame kogukondi muutma sellepärast, et me arvame, et see on lihtsalt hea inimese hea ülesanne, siis me mingi hetk väsime ja tüdime, sest meil igal ühel lõpeb mingi hetk jaks otsa. Ja me ei viitsi, sest teate, et igasugune muutus on raske väsida. Ja nõnda, kui me mõista, et evangeeliumi üks osa on see muutuse toomine. Jumala plaan algusest peale muuta kõike, taastada kõike, seda ta teeb ühel päeval. Meie võimalus lihtsalt olla osa sellest loos praegu, oma väikses etapis ja peatükis, igaüks omas kohas. Nii et sellepärast on oluline, ma arvan, mõista seda, kuhu see evangeelium on suundumas ja seda võiks nimetada evangeeliumi lugu, mida see on Jumala lugu, mida ta on jutustamas. Ja siis lõpuks on olemas evangeeliumi kohalolek minu elus. Sellest me täna nii palju ei rääkima, aga ma arvan, et evangeeliumi kolmas dimensioon on see, et see mitte ei ole minu usutee algus, vaid midagi, mis mind muudab kogu aeg iga päevaselt. Et iga päev ma ei ürita Jumal aita nüüd mul täna olla parem inimene, parem poiss ja parem tütar, parem õpilane, parem abikaasa. Ja siis ma pingutan hambad ristis. Vaid muutus meie elus sisemiselt tuleb sellest, kui me mõistame ikka rohkem ühelt poolt oma patusust, aga teiselt poolt Jumalust. Ja me läheme ikka jälle risti juurde kui ainukese asja juurde, mis meid nagu ühendab taas kui Jumalaga. Nii et Jumala evangeeliumi kohal oleb.
ja need on võib-olla 3 sellist dimensiooni, milles mina olen, kus ma olen mõistnud nagu üks tsitaat Tim Keller on öelnud, et evangeelium pole mitte ABC tähestikus, vaid A-st kuni Z-ini. Et see on see, kui me ütleme, oleme siis selles heas sõnumis, kes on Jeesus ja mis ta teinud selles kasvanud, moodustab kogu selle kristlaseks olemise sisu. Mitte see, mis me teeme, kui hästi me palvetame, kui palju Jumal meid aitab, vaid see, kui palju me mõistame, kes on Kristus ja sellele vastavalt endast. Ja selle tulemuseks on see, et usutunnistus, mis on kõlanud läbi aegade ja mis võtab selle kokku, tegelikult on see, mis on 3 sõnast koosnenud, see Jeesus on issand, see tähendab Jeesus on issand üle mu iga eluvaldkonda. Pole olemas pühasid kategooriaid ja ebapühasid kategooriaid. Pole olemas mu kiriku nägu ja mu nägu igapäevases elus. Ma ei ela ühtemoodi oma usku noortegrupis ja teistmoodi oma klassis või naabruskonnas. Et issand on üle kõige, Jeesus on issand üle kõige. Ja see on alguspunkt, ma arvan, kus me peame üldse alustama, kui me ütleme, tahame midagi muuta ja see motivatsioon muutuseks tuleb sealt evangeeliumist. Mitte sellest, et nüüd on äge, nüüd on praegu koguduses teha teenimisprojekte, lähme ja koristame. See kaob mingi hetk ära. Praegu, neegrid on näljas, et lähme toidame neid. Kui see on sellest tulenev asi, siis me väsime varsti ära, mina ise ammu ära väsinud oleksin. Nii, okei. Rääksime evangeeliumist ja muutus algab sellest ja see on osa sellest, miks me oleme päästnud. Mis on, kui me võtame tänasele sajandile, 21. sajandile, mis te arvate, kas me oleme kogukondlikud inimesed või oleme individualistlikud inimesed? Kus on need kogukonnad, mida me muutma peaksime üldse? Et mis on need näited nendest, et mis te arvate, kuidas me elame? Oskate midagi välja tuua? Kogukondadest näiteid, teie enda eludes. Koolis näiteks klass. Ja, kirjutame üles. Klass. Mis veel? Kodu, pere. Kodu. Keegi vist söö midagi. Naabrid. Mis veel? Linn. Linn. Töökoht. Kogudus. Mis on mõned mitte füüsilised kogukonnad tänases ühiskonnas? Huvi. Psüühiline. Väga hea, päris mitmed asjad välja toodud. Mina, kui ma olen mõelnud selle peale, kes me siis oleme tänases ühiskonnas? Kas me oleme kogukondlikud inimesed või mitte? Minu meelest on huvitav trend, et enamus, siin olete sündinud alates arvatavasti siis 1980 ja hiljem, on ju. Võib-olla võiks öelda siis 1990 hiljem on iga. Ma hindan lihtsalt, ma ei tea. Ma olen varem sündinud. Ühelt poolt ma näen, me oleme kõigi individualistlikum ühiskond, mis on läbi aegade arvatavasti elanud. Sest et meil on nii kerge, nagu mina olengi tegelikult heas mõttes isegi, me ei mitte kuidagi võimendades selle üle, aga tihti me tegelikult ju mõtestame maailma ikkagi lähtuvalt endast. Ja mind hämmastab iga kord, kui ma mõtlen, igast jamad asjad, mis minu peas toimuvad ja minu probleemid ja millega ma võitlen ja samas millega ma rõõmustan. Mõtlen, kui palju minu peas toimub. Siis ma mõtlen, et tema peas toimub täpselt sama palju ja tema peas sama palju ja siis mind täitsa lööb nagu ketta segamini üles. Mõtlen, kui palju me oleme kui palju tohutut erinevust ja kui palju, ma ei kujuta üldse, mida tema Joel näiteks mõtleb. Ma võin mitte ette kujutada, aga ma tegelikult ei tea, mis temast toimub. Ma ei tea, mis minus ja me oleme sest me mõttemaailma tegelikult me oleme indiviidid. Igaüks omas kohas ja meil on oma lugu jutustada. See on see, kuidas ma aru saan. Tegelikult, kui me vaatame ajalust tagasi, see ei ole kunagi nii individualistlik ühiskond on jätkuvalt. Alati on perekond, näiteks islamimaades on siiani. Kui sa mõtled, kuidas inimene mõtestab ennast, ta ei mõtle mina kui Peep 21. sajandil meessoost valgenahaline isa.
kes töötab seal ja seal. Tema mõtleb, mina kui selle perekonna liigun, mis kuulub siia hõimu, siiani. Ma olen šiit või sunniit ja ma olen sellest perekonnast ja seal on see kõige väiksem üksus, milles mõeldakse perekonnas. Kui me läheme 100 aastat tagasi, siis Eestis mõelda täpselt samamoodi. Mitte mina, vaid mina mingis kontekstis, mingis kogukonnas. Et indiviid asetas siia sisse. Ja tänases päevas me oleme teinud kogukonna valikuliseks. Me ei ole enam kogukonnas, vaid me ütleme, et kogukonnas nii, et ma võin valida, kas ma olen mõnikord selles. Ja mõnikord selles kogukonnas ma ei ole, sest see mulle ei meeldi ja siis ma olen osa selles kogukonnas. Nii et me oleme kogukondlikud, aga me valime enda kogukondi. Vastavalt minu enda huvidele. Ja sellepärast kõik need on meie jaoks täiesti õiged valikud. Kui ma vaatan piiblit, siis kus me näeme piiblis kogukonda või kas piiblis me näeme individualistlikku lähenemist usule või kogukondlikku? Kust oskate mõned näited välja tuua? Jumala leping Iisraeliga oli kogukondlik. Iisrael. Iisrael. Et Jumal valis rahva, kelle kaudu näidata, milline tema. Ja tema riik. Kus me veel näeme kogukonda piiblis? Et Jeesus valis grupi inimesi, et neile näidata taaskord milline kuninglik ja viia seda sõnumit maailma. Mis näitab veel kogukondadest? Oskame tuua? Kuidas? Juudis olid sünagoogid. Kas selle ajal näiteks mõelda, et Jumal, kui me läheme päris esimesele leheküljele ja sellest ei jõua me täna rääkida pikalt tegema. Et kogukond on tegelikult sisse kodeeritud igasse inimesse läbi selle, et me oleme Jumala näolaks loodus. Kui te mõtlete loomisloole tagasi, nende esimestele lehekülgedel piiblis, siis mäletad, kuidas Jumal ütles, mis ta ütles, kui ta inimest lõi? Kas mäletad? See on palju. Ennem seda isegi või? See oli juba siis, kui inimene olemas, isegi 2 inimest teha. Ole hea, et inimene üks. Kas see aga veel ennem tegi seda? Enda kohta ütles meie nagu 3 inimest. Et loogem inimene oma näo järgi. Siis Jumal rääkis endast mitmuses. Ja sellepärast me mõtestamegi, ja see on suur müsteerium, aga me räägime 3 ainsusest. Et Jumal tegelikult modelleerib kogukonda iseendas juba. Kogukond ühes. Ja siis loome inimese enda näo järgi. Ja siis inimesel pole hea üksinda olla. Ja tegelikult meisse iga ühesse on asetatud selline kuulumine sisse. Aga me oleme hakanud valima selles sajandis. Seda, kuhu me kuulume ja kas me kuulume ja kas kogukond on valikuline või mitte. Ja ma arvan selles mõttes, kui me tuleme tagasi selle muutuse juurde, me peame tagasi minema siia pilti. Kui me tegelikult tahame kogukondi muuta, neid, siis kogukonda ei muuda mitte indiviid, ma arvan lõpuks. Jumal võib kasutada indiviidi ka kogukond muutmiseks. Aga kogukonnad, kui me vaatame Jumala lugu, kogukonda muudavad kogukonnad, mis saavad lihaks, inkarneeruvad mingis kogukonnas, mis on suured. Nagu Jumal tegi. Kui ma mõtlen, näiteks Facebook ja kõik need asjad, me elame ühelt poolt väga kogukondlikus maailmas ja sa puutud iga päev mingisuguste inimestega kokku. Ja nüüd me võiksimegi rääkida sellest, et kas ja kuidas me neid asju muudame, neid inimesi muudame, neid kohti muudame, kus me käime ja kuidas seda praktiliselt teha. Üks asi, mis võib-olla enne, võib-olla võiks läheb nagu selle pildiga kokku, mis on evangeeliumi mõte, on see, et meil on Kristus andis meile ühe missiooni, ühe mandaadi. Ja see oli teha minu jüngreid, teha enda jüngreid, Kristuse jüngreid. Ja ta lubas, et mina olen iga päev teie juures, püha vaim on teie seest, et Jumala templit ei pea enam minema Jeruusalemma, vaid Jumal on teie sees. Minge ja olge kogudus, kõikjal, kus te olete, ja läkitas nad välja. Ja Kristuse järgija on keegi, kes siis ehk jünger, tihti me räägime jüngerlusest kui millegist, mis on nagu järgneb ristile.
kui me vaatame Jeesuse elu, siis ta kutsus inimesed siis, oma jüngrid siis, kui nad tegelikult üldse millessegi ei uskunud. Ja hakkas neile oma jüngrid vormindama. Nii et tegelikult võib-olla, kui me mõtleme, mis on meie missioon, siis tegelikult me missioon on juhtida inimesi Kristi juurde ja sealt edasi ja kogu see asi on jüngerlus Kristuse järgijad. Ehk Kristuse järgijad. See protsess, milleks ma olen kutsutud kogudusele individuaalselt. Ja ma tahaks öelda seda, et põhimõtteliselt see läheb sinna tagasi selle muutuse juurde. Selle sama juurde, et tihti me ei ole mitte järgijad, vaid me oleme tarbijad. Me oleme Kristuse ja koguduse tarbijad. Ja kui te olete muidugi siin seminaril täna millegi pärast selle valiku teinud tuua muutuskogukonda, siis see on suur märk sellest, et tegelikult tahate olla Kristuse järgijad. Kogu selles loos evangeeliumi suuremas pildis. Sest et tarbija on see, kes kasutab Jumalat enda jaoks. Palletab, kui on raskustes ja selles ei ole midagi halba. Aga järgija on see, kes teeb rohkemat ja kes üheks järgija tunnuseks on see, et tal on omaette järgijad, mis ta maha jääb. Nii et tegelikult see on see suurem missioon, mis läheb natuke kokku, millele unustasin enne rääkida. Teha Kristuse jüngreid, ehk see tähendab Kristuse järgijaid, kes pole tarbijad, vaid kes paljunevad, kes toodavad seda oma eludega, milleks Kristus meid kõiki kutsus. Ja see algab enne risti ja jätkub peale risti. Mitte ainult pühitsus, vaid ka evangelism on selle sees. Et see on see, milles me on kutsutud tegelikult selle valguses nagu kogukondi muuta. Peaks olema igaühe kutsumus. Mitte isegi kutsumus, selleks ei olegi enam vaja erilist kutsumust. Et kas ma ei tunne kutsumust, et oma klassi muuta, ma ei tunne kutsumust, et oma trennis oma valgud. See ei olegi enam tegelikult kutsumuse küsimus, see on kuuletuse küsimus. See on meie igaühe osa, mida Jumal meid toob. Nii, aga kui me nüüd mõtleme praktiliselt selle peale, kas teil on mingi küsimusi või kommentaare enne, kui me läheme nüüd selle muutuse juurde, et kuidas seda võiks tuua? Siis te võite seda praegu välja vastu tulla nende asjadele. Väga hea. Tundub, et ma suutsin teid surnuks rääkida. Mis on küsimused enne, kui edasi läheme, mis on... Ma arvan, me kõik oleme püüdnud muuta neid asju ja neid inimesi, sest need on meile kallid inimesed. Mõned on meie sugulased, mõned on meie sõbrad. Mõned on inimesed, keda me näeme päevast päeva. Me üritame tegelikult sinna tuua muutus, on ju. Mis on mõned takistused, mida me oleme kohanud? Okei, me teame, et me peaksime seda tegema, me oleme kutsutud selleks, piiblis meid on loodud, oleme osa kogukonnast kõik seda. Mis on mõned takistused, mida me oleme näinud selleks, et tuua muutus nendesse kogukondadesse, mille osas me oleme? Laiskus. Aeg oli või? Laiskus, et ei viitsi, aeg, et pole aega. Argus. Mis veel? Teistsugused väärtused. Teistsugused. Harjumused. Harjud ühtemoodi käituma igas kogukonnas teatud moodi. Ja meil on mingid maskid, mida me kanname. Nii. Veel midagi, mis te olete näinud? Pattu või eksimus, et kui eksid, siis tegelikult ei taha teistele rääkida, et tunned, et ise on nende kuidagi alla käinud nagu pattu teevad, ei taha väga teistele. Jah. Kelle teistel siis nagu on? Kas sinul või siis nendel, keda seda muuta? See on selles mõttes huvitav, et Eesti on peetakse maailma ühes kõige sekulaarsemaks ja ilmalikumaks Jumalast mitte huvitavaks maaks ja kultuuriks. Ja samas ma tahaks öelda, et Jumal on sind pannud väga teadlikult, ma usun, sellesse aega ja sellesse kõige ilmalikumasse kultuuri. See ei ole ilma asjata see sünd. Kõige raskem koht, aga Jumal on sind asetanud siia. Sa võiksid olla sündinud kuskil mujal, kui ta siin näeb. Nii et me peame sellega, see on reaalsus, jah. Mis veel? Fear of rejection. Tõrjutus ja hirmus.
kirjutada. mis veel? teadmatuseks sa nagu ei teagi, kuidas alustada või proovid erinevaid variante, aga lihtsalt mitte üksi ennast seda õige. ei oska? kas veel midagi? päris masendav nimekiri. Läheb koju varem. ma olen näinud ka seda näiteks oma elus, et mõnikord nagu väge ei ole. Eks see üks asi, mis maskid koroonakirja. et ma olen üks ühes kohas, teine teises kohas. Autentsus. jah, no mis me siis teeme selle nimekirjaga? on kaks asja, millega ma usun. kui me tahame tuua muutust nendesse kohtadesse siin ja me oleme, reaalsus on selline, mis meil on vaja ja mille peame kogudusena Eestis mõtlema, kuidas me seda teeme. see ei ole ainult üks, kui vastus, millele peame vastama individuaalselt, vaid me peame vastama kogudusena, kirikuna Eestis. ma arvan, kui me tahame tuua muutust, ma panen siia kogukond ja aeg, mis ma olen oma elus näinud, et kui meil need puuduvad, siis me ei suudagi muuta väga neid kogukondi. Kogukond, ma mõtlen sellest natuke hiljem räägimise, aga kogukond see, et mitte mina ei too muutust, vaid mina kogukonnast toon muutust. Ehk me koguduste ülesanne peaks olema, kuidas me loome valgust toovaid kogukondi, mis mõjutavad neid asju. Kui me ütleme, et Eesti on 4 aastat, kuidas need valguse kogukonnad, mis hävitavad pimedust. Mitte kus mina ei ole oma nõrkustega, vaid kus ma olen mina ja mu õed ja vennad. Võib-olla on 2, võib-olla on 8, võib-olla on 5 ja me toome muutust. Mis ma olen näinud, ilma selleta on väga raske muutust tuua. Jumal teeb ime, muidugi. Ja teine asi, mis ma olen oma elus näinud, et muutust ei ole võimalik tuua. Kristuse jüngred, järgijad ei ole võimalik teha ilma aega panustama. Ja see on saaskord meie ühiskonna küsimus, et meil kellelgi ei olegi aega. Ja ma arvan, et siin on võti, et teha igapäevaseid asju, neid asju, mis me teeme, teistsuguse eesmärgi ja võtme nagu mõttelaadime. Mitte luua kalendrisse ja nädalasse nüüd tühi auk 2 päeva, nüüd ma teen siin Kristuse jüngreid või nüüd ma toon muutust oma kogukonda ja muul ajal muid asju, sest see ei oleks võimalik. See ei ole võimalik, keegi ei suuda seda teha. Ühe nädalat suudab, aga varsti sa ei saa enam hakkama. Vaid kuidas ma saan teha neid asju oma ajas, meil kõigil on täpselt sama palju aega, Jeesusel oli täpselt sama palju aega. Ja kui sa vaatad Piiblit, sa ei näe kuskil, et Jeesus oleks kiirustanud. Ta tegi alati täpselt seda, mis ta tegi. Tema elu tulemus oli see, mis oli. 24 tundi oli tema päevas ja meie päevas. Küsimus on, kuidas me kasutame seda 24, kuidas ma teen neid asju, mis ma teen Jeesuse eesmärgi. Kuidas ma teen evangeeliumi eesmärgi, kuidas ma käin evangeeliumi eesmärgiga trennis, kuidas ma käin toidupoes, kuidas ma söön evangeeliumi eesmärgiga. Et läbi kõige nagu tuleks jüngred. Need on 2 nagu asja ja siis lõpus räägime praktikast ka. See muidugi taustal on see evangeeliumi mõte ka. Ilma selleta ei ole, ma arvan, võimalik muutust tuua, kui me ei oma sellist täiesti pilti. Kui ma mõtlen tagasi nüüd natuke praktilisemalt räägin, et koguduste rajamine mul nagu hingelähedane on. Ja me alustasime Going Up üritustega oma vahel. Ja ka eesmärk on alati muutust tuua ühiskonda ja kogukonda. See oli meie eesmärk. Ja ma olen palju asju õppinud, mille kaudu muutust on nagu raske tuua. Ja minu veendumus praeguseks on näinud, et nagu ürituste kaudu me ei muuda ühiskonda. Ma arvan, siin võib rääkida, et mis me teete selle. Me ürituste kaudu võime aidata inimesi mingisse kohta jõuda. Me vaatame, mida Jeesus tegi. Kui me vaatame meile antud käsku teha Kristuse järgijaid, kes teevad Kristuse järgijaid, siis seda ei ole võimalik teha üritustel. Ja siin ürituse all ma pean silmas ka pühapäevast teenistust. Või
kodugrupi kokkusaamist või konverentsi või piiblipead. Ja ma olen lihtsalt sinna jõudnud oma elu kogemusega. Ma ei ütleks, et halvad, ma arvan, nendel asjadel kõigil oma eesmärk, aga nad ei ole kogu asi, kogu pilt. Me alustasime sellest, et me hakkasime tegema üritusi ja mõtlesime, me muudame ühiskonda. Ja mingid nägime tegelikult, et kui me enda elud ei ole muudetud, kui me ise ei ela selles uues identiteedis, püües tuua muutust ja kui me ei ole osa mingist kogukonnast, mis toob kuskile muutust, siis tegelikult lõpuks me oleme palju aega kulutanud, ressursse kulutanud, Jumal on teinud asju. Aga lõpuks me võime väsida, võime tüdida ja lõpuks petme mõnikord ka Jumalas või iseendas. Üks kahest. Ja kus me nüüd nagu ristel oleme, kui me mõtleme ja me arvame, me ei oska seda teha, seda, mis see tähendab. Aga me tahame olla kogudus, mille hinge nagu see südamelöögiks on missionaalsed, mis on missioonil elavad kogukonnad, kus evangeelium on kesksel kohal. Ja millega me reostame Tartu linna. Ja need on olemas ülikoolis, need on olemas piirkondades, naabruskondades, need on olemas mõned, kes ütlevad, meie südamel on see lastekodu ja need inimesed, need kogukonnad, mis lähevad ja reostavad ja elades elu kogukonnas, kus Jumal saab näidata, et taaskord ma olen valinud rahva, et näidata sellist, seda, milline olen mina ja milline ma tahan, oleks minu suhe inimestega. Ehk kogukonnad, mis on muudetud evangeeliumi poolt ja mis teevad igapäevaseid asju evangeeliumi eesmärgiga. Kuidas seda praktiliselt teha? Mina olen elanud, mõtlesin, räägin lühidalt selle ära, mis ma mõtlen. Ma olen elanud kõigis nendes keskkondades olnud mingi hetk oma eluetapis või praegu. Ja näiteks naabruskond oli minu jaoks eestlasena, me võime suurt elada, eriti noortena tegelikult naabrid meie jaoks tähtsust ei oma, sest meie käime kodus magamas, on ju. Ja kuskil me elu on kuskil mujal, ja naabrid on kuskil mujal, selles mõttes, kellega kokku. Ja me võime elada aastaid ja aastakümneid ühes majas ja tegelikult me ei tea inimeste nimesid, kes me kõrval elavad. On ju nii põhjust? Võimalik. Ma elasin ühes samas majas, olen elanud 12 aastat ja esimesed 5 või 6 aastat ma ei teadnud neid inimesi, kes mu kõrval elavad. Nagu ikka, ega see väga palju kokku ei puutu. Ma elasin ridaelamus sellel ajal. Aeg-ajalt väidab, läheb uksest sisse, siis ikka näeb kedagi, ütleb, mõned ütleb tere lihtsalt. Ja sellega asi piirus. Rajasime kogudust, tegime üritusi. Ja korraga ma mingi hetk Jumal sai minu kätte lihtsalt. Ma mäletan erinevad hetki, kus Jumal on mind kätte saanud oma elus. Ükskord oli see, kui ma olin ülikooli alguses ja ma kõndisin Tartu linna tänavatel ja see oli enne, kui Going Up üritused alguses olid saanud. Ja ma korraga tundsin, et Jumal ütles, ma vaatasin noorte inimeste silmadesse. Ja ma tundsin, et Jumal ütleb mulle, vaatasin silmadesse, et kui sina ei tee seda, mida sina saad teha, ükskõik kui hea või halb see välja kukub. Kui sina ei tee seda, mida mina tahan, et sa teeksid, siis need noored inimesed enamus ei kuule kunagi tähendusrikkal viisil, arusaadaval viisil sõnumit minust. Ja ma mäletan, see ei jätnud mind rahule, ma kõndisin Tartu linna tänavatel üliõpilasena siin ja vaatasin, ma pean midagi tegema, ükskõik, kas ma oskan midagi teha või ei oska, siis ma hakkasin midagi tegema. Ma mäletan, mingi hetk aastaid hiljem oli see, kus ma tegelikult rääkisin, ma olin juba teinud mingid üritusi ja korraga ma tundsin, et kuule, kuidas sina ise elad? Kas sina oled selle piirkonna preester? Mida teavad need? Kas see, et sa elad siin, toob Jumala riiki siin rohkem nähtavaks? Need inimesed, kellega sa läbid. Kas Jumal on kuidagi reaalsem nende jaoks tänu selle? Sinu igapäevastes elu rütmides, mitte siis, kui sa oled üritusel ja teed mingit asja. Ma korraga ütlesin, kui ma ei oska öelda, mis toimub minu naabri ukse taga, kui ma ei tea tema lugu, kui ma ei tea tema nime, siis kuidas saan olla heaks sõnumiks tema? Tegelikult ma petan ennast, kui ma ütlen. Kui ma ütleb Jumal õnnistagu, siis tegelikult mis Jumala riik siin maa peal. Ja see hakkas minna ja tegelikult ma tundsin, et nii edasi minna ei saa. Ja kui mina tahan olla heaks sõnumiks, kui mina tahan, et minu kodu ja piirkond, tähendab, mu kodu muutuks selle piirkonna jaoks nagu selliseks, mitte templiks, aga kohaks, kus valgus läheb välja. Siis midagi võib muutuma minus väga praktiliselt.
kuidas ma aega kasutan, see peab väga praktiliselt muutuma. See, kuidas ma mingeid asju teen, peab väga praktiliselt muutuma. Kuidas ma oma aega kasutan, vaba aega, kas ma olen oma kodus või ma olen väljas, kus ma peab väga praktiliselt muutuma. Sest Jumal küsimus ühel päeval seda, mis ma tegin taas. Ja mis me tegime abikaasaga, me olime abielus on 2 aastat, me võtsime endale koera. Ja Ihasse, kus ma elan, see on väga kontekstipõhine, see ei ole saa olla sinu lugu, aga see on minu lugu. Ja Ihasse on koht, kus on paljudel inimestel koerad. Ja kui ma võtsin koera, siis see muutus, ta oli Porsche, ta Labrador, ja tema muutus sellised muutusagendiks meie perekonnas. Ja isegi koer, Jumal kasutab eesleid, me näeme, ja ussikest ja suurt kala piilis, aga mõnikord kasutab koera ka. Et võib-olla kasutab midagi muud. Aga kuna sa käid koeraga jalutamas, sa korraga sul nagu on loomulik platvorm, millest nagu rääkida, alustada juttu, koera omanikud räägivad ükskõik kui kaua, sa õpid neid tundma, sa tead nende lugusid, mis nende perekonnas toimub. Ja korraga paar kuud hiljem, pool aastat hiljem, aasta hiljem, oli meil rohkem suhteid, kui ma kasutada jõudsin, tähenduslikult suhteid. Mul on Exceli fail olemas, kus ma kirjutasin üles teadlikult, mõtlesin, et okei, ma pean olema hea majapidaja. Kirjutasin üles koerte nimed saab kõigepealt teada. Siis oli koera nimi, siis tema peremehe nimi, siis midagi, mis nende perekonnas toimub, mingi faktid, mis saab üles, kuna nende sünnipäeval. Ma hakkasin täitma seda faili. Ja hiljem hakkasin täitma seda naabrite kohta, sest tekkisid sellised tähenduslikud suhted. Ja siis oli korraga, kui sa oled metsas koos jalutanud, see on rütm, mis sa teed. Siis on nagu oli lihtne kutsuda inimesi enda koju, siis mingi hetk meil kodu nagu avanes naabritel, me õppisime neid tundma. Siis me hakkasime tundma, et meil on selline kaks naabermaja nagu koos ja ühine aed. Et kui oli piisavalt tekkinud suhteid, mõned suhted, üks asi, mis me hakkasime tegema ka oli, ma panen siis uhkamine on see ja lindistamine. Nii et me hakkasime, koer oli see, mille kaudu me saime puhkamise rütmi nagu kasutada. Iga hommik ma läksin jalutama, õhtul ka, looduses puhkab. Ja kasutasime seda tavalist asja evangeeliumi eesmärgiga. Järgmine asi, mis me hakkasime tegema, mu abikaasa oskab hästi teha igasuguseid küpsetisi ja asju. Jõulud tulevad ikka iga aasta üks kord vähemalt. Ja me hakkasime jõulude ajal tegema teadlikult inimestel, keda me ei tundnud. Lihtsalt tegime väikse kingituse taldriku ja viisime neil ukse taha lihtsalt. Ütlesime, heistasime kella, ütlesime palun ja muud midagi enam. See oli väga veider nagu. Muidugi eestlased tulevad kohustust, kui sa neile midagi kingid, nad peavad sulle vastu kingima midagi. Et sa ei taha mõlgu jääda. Siis naabrid pidi meile ukse taha tulema ja heistasime kella ja meid üldistama. Ja me hakkasin seda tegema. Kui ma olin seda paar aastat teinud, 2 aastat. Ja koeraga jalutamas käinud. Siis korraga mõtlesime, et võiks seda piirkonda veel kokku tuua ja me hakkasime tegema, see 3. rütm on söömine. Me hakkasime tegema vähemalt, esimene asi, mis me tegime, oli see, printsime kutsed kõikidele naabruskond, nende ridaelamu boksidele, 18 tükki meil kokku seal 2 majast. Ja me kutsusime nad suve alguse grillipeoks nagu kokku ja see oli esimest korda läbi aastate, inimesed on elanud seal 15 aastat, 10 aastat. Esimest korda, kui nad üldse said kokku mingid asjad, välja arvates seda, et üksteise peale karjada nagu, mingid probleemid on. Mõne boksi vahel ikka esile tuli. Me tulime kokku esimest korda ja suve alguse, siis suve lõpp ja jõulude ajal tulime kokku. Igaüks toob sellele siis nagu oma parimat kokku, mõni toob kodu veini või kodu õlut ja mõni toob küpsetisi ja igaüks toob seda, mida nemad oskavad. Nad ei olnud mitte keegi kristlased seal ja hakkasime koos sööma. Ja teate, ja seda tehes sa hakkad kuulama lugusid inimestel. Ja sa kuuled, mis nende elus toimub. Ja sa näed ka samas neid takistusi, mis neil on näiteks Jumala. Miks nad ei taha Jumalat vastu võtta oma elus. Ja kuulamise ajal tegelikult, mis ma nüüd teen iga hommik, kui ma nüüd hommikul jalutan, nüüd on mul 3 väikest last ja mul pole nii palju aega, koeraga jalutamist käib. See oli ennem siis, kui mul lapsi ei olnud ja siis ma sain seda rohkem teha. Nüüd mul on kiired jalutuskäigud ja ma tihti ei näe mitte kedagi enam metsas. Aga nüüd ma kasutan hommikul seda aega selleks, et kuulata, mida Jumal tahab öelda. Nende inimeste kohta, kes seal piirkonnas elavad. Ja ma palvetan, mul on 10 inimest, keda ma iga hommik palun lihtsalt kuulan Jumalast, mis sa tahad oma vaimu läbi, kas tahad midagi öelda.
ja nüüd ma kasutan seda aega Jumala kuulamiseks. ja mingi hetk, nii et see oli see, mis me tegime üksinda alguses, nii et algas ühest inimesest, meil ei olnud seal kogukonda. nüüd meil on ristel missionaalsed kogukonnad, me nimetame neid, see ei ole hea nimi, aga Ihast on nagu Tartus natuke eemal ja meil on seal üks kolmnurk, 3 perega. Alustasime nüüd see sügis missionaalset kogukonda, mille ütleme, me eesmärk on teha Kristuse järgi, et see oli Ihaste piirkonnas. Tuua muutus sinna piirkonda, selles kogukonda. Üks perekond ei olnud kristlased, üks oli kristlased, me olime ka kristlased. Tuumik 6 inimest, alustasime seda. Ja see on meie piirkond, kus me tahame tuua seda valgust nähtavalt. Ja see on kogukonnale, me oleme läkitud. Ja nüüd me küsime rütmiliselt, mitte enam kuidas minu väike perekond, vaid kuidas me kogukonnana saame teha seda sama põskrütmi. Et räägime rütmist, mitte sellist nagu üritustest, vaid sellist nagu regulaarselt, nagu mingis nagu südamerütm. Igapäevased asjad tees evangeeliumi eesmärgi. Kuidas me saame puhata selliselt, et Jumal paistab me puhkamisest välja? Kuidas me saame õnnistada teisi praktiliselt? Nad tunnevad, et see on hea sõnum, te olete heaks sõnumiks. Kuidas me saame süüa selliselt, et Jumal saab au läbi meie söömise? Kui mäletate, mis sümboli jättis Jeesus meile, et teda mälestada? Jättis meil pidulauda söömist. Kuhu me teel oleme, on pidusöögide teel. Jumal räägib taevas pidusöögid. Söömine läbi aegade juudi rahvast vaatame piirusest sinna, sõid tohutult palju. See söömises kuidagi viisi eestlastena meil sööb, kui meie jaoks, et me saame kõhu täis, siis läheme edasi. Me ei oska seda nii hästi nautida, ma arvan, me peame seda lunastama, taastama seda esialgset eesmärki. Aga kuidas sa sööd 21 korda sööd sa vähemalt nädalas? Kuidas sa neid asju, mis sa juba teed, kasutad evangeeliumi kui asi? Ja kuidas sa kuulad teisi, kuidas sa kuulad Jumal? Nii et me küsime seda siin piirkonnas ja soovime, et Jumal tooks muutus sellesse kogukonda. Praeguseks on meil missionaalses kogukonnas nüüd osad naabrid, kellele me jõudsime alguses, keda me õppisime tundma, nüüd käivad ka samas missionaalses kogukonnas. Me teeme praegu Jumala lugu, ehk räägime seda piibli narratiivi, mis aegade algusest on. Ja me palve on, et 4 inimest see aasta tuleks usule siin missionaalses kogukonnas. Seal on praegu pooled, mitte kristlased, pooled umbes kristlased. Ja siis me saame rajada sellest sügisest minna nagu paljuneda. Et üks grupp on siin ja üks grupp on siin. Me käime ja mõned rütmid, me lihtsalt teeme, kuidas me veel proovime kuulamist teha näiteks. Iga esmaspäev me käime koos meestega jalutamas öösel ja palvetame selle linnapiirkonna. Meil on kaart, kus me joonistame, mis tänavatel me oleme kõndinud. Nüüd on see kaart mitu korda täis saanud tuua, et me peame uue avustama, aga lihtsalt me kõnnime ja lihtsalt palvetame selle piirkonna pärast. Tahame kuulata Jumalat. Ja tegelikult me läbi selle oleme näinud, ja see on see kogukond, ma võiksin sama hästi üksinda kõndida. Aga mis ma olen õppinud, et miks ongi see kogukonnana, me saame palju rohkem nagu tuua muutus sellepärast, et kui ma teen seda koos teistega, siis see kohe automaatselt muutub nagu osaks nagu minu kasvamiseks nagu jüngrina Kristuse poole. Sest ega kõikidel päevades ei taha olla oma õdede ja vendadega Kristuses üldse mitte koos. Mõnikord käivad seal päris palju närvidele ka. Ja just siis, kui me oleme nagu, kui ma ainult valiksin sõpru, kellega ma koos olen ja neid asju, mis mulle meeldib, siis ma istuksin oma parimate sõpradega kamina ümber ja me räägiksin teoloogiast ja ühiskonnast ja sööksin head toitu ja jooksin head jooki. See oleks see, mida mina eelistaksin teha. Aga kui me ütleme, et me oleme kogukonnad, mis on missiooni evangeeliumi pärast, siis teate, sa oled sellistes olukordades, kus sa ei taha olla ja korraga, kus ongi ebamugav ja kus sa oled väsinud ja kus näiteks tuleb mõnikord minna ja teenida ja sa üldse ei viitsi. Ja sellistes olukordades oled sa tähelepanu, tuleb tegelikult välja, mis su südames on. Sellistes olukordades tuleb välja need kohad, kus evangeelium peab me selles alles tööd tegema. Mitte siis, kui me kamina ääres istume ja mugavalt tunneme. Siis on kõik hästi, me armastame kõiki ja Jumal on alati hea ja päevas on piilmad. Ja mis ma olen näiteks, et õhtused palve käigus, tegelikult ma õpin ja Kristus saab minu seest teha tööd. Ma ise kasvan rohkem tema poole, sest ma kuulen, kuidas teised palvetavad. Ja mõnikord Jumal kõnetab midagi. Ja seda me ei oska nii hästi teha, et tõtt rääkida üksteise ellu armastust. Ma arvan, see on üks suurimaid asju, mida me peame siin kogukonnas veel õppima, et kuidas seda teha, et rääkida tõtt armastust üksteise ellu. Et see kogukond ongi platvorm, millet me teeme Kristuse järgi üksteisest ja inimestest, kelle keskel ma olen. Meil on siin veel kogukonnas sellised asjad nagu väiksed DNA-grupid, et näiteks see kogukonna
naised saavad 3 kokku kord nädalas selleks, et rääkida ja paljutada sellist asjadest, millest suures ringis me ei taha rääkida, ei olegi vaja. Ja minul on üks väike teine grupp selles samas. Püüame käia nädalas, mitte ainult saada kokku selleks, et 1 kord nädalas või 2 korda nädalas, pühapäeva hommikul ka, vaid üritame luua selliseid kokkupuutepunkte loomulikult läbi nädala, kus me teeme igapäevaseid asju, mida me niikuinii teeksime. Kui ma lähen õhtul koeraga jalutama, siis ma üritan kedagi kaasa endale kutsuda, lihtsalt koos seda aega võtta või kui me läheme golfi mängima sinna, see on meie väike selline golfi harjutusplats, et siis me kutsume oma sõbratsid kaasa, nemad saavad kutsuda oma sõpru, me saame kutsuda. Ja me puhkame, üritame mõelda, kuidas neid asju teha rütmiliselt, eesmärgipäraselt, läbi nagu nii. Näiteks, et valik ongi see, et kui mu laine läheb, meil on mänguväljaks ja samas meil kodu läheb. Kõige lihtsam, ja lapsed peavad minema mängima ikka. Ja võib-olla minu näitada natuke ja ma ei oska nii hästi teie maailma tuua, aga püüdki minust siis ühesõnaga interpreteerida enda jaoks need sobivaks. Aga väiksed lapsed peavad õues käima. Kõige lihtsam on minna lihtsalt lapsed liidesse panna ja minna nendega mänguväljakule. See on nagu, ja siis võib paluda jumal kasuta seda aega, Jumal ikka kasutab mõnikord ja mõnikord võib vaadata ka, sest isegi laste riidesse paneme nii väsitud, et ei viitsi sedagi teha. Jube on talve riidesse panna lapsi. See on nii oluline. Soojaks läheb, see on teatud palju lihtsam, hoopis kergemini saab. Ühesõnaga, esimene variant on see, et lihtsalt lapsed riidesse ja mänguväljakule. Teine variant on see, et helistada läbi paar inimest siit sellest, kes meil on sellest kogukonnast, tulge oma lastega ka, lähme koos. Rohkem tööd vaja paar telefonikõnet teha. Kolmas variant on see, et helistada mõnele inimesele, kes on kristlased siit emadele. Ja mõnele inimesele, kellele me tahame jõuda selle grupi ja kutsuda nemad ka. Nii et seal on siis meie ja paar kristlast ja paar mittekristast. See on rohkem tööd, rohkem eesmärgipärasust, ette planeerimist nõuda. Aga ma ütlesin, ja see on samas mingi igapäevase asja tegemine, mitte lisaks aega tühja kohta luua oma kalendrisse, mida niikuinii ei teki. Ja teha seda evangeeliumi eesmärk. Nii et nüüd see on lihtsalt, kuidas me püüab seda praktiliselt ellu viia. Nii et kui me vaatame, mis on hea sõnum, milliseks me oleme muudetud. Me oleme muudetud elama kogukonnas, rääkima Jumala suurt lugu. See nõuab aega, et tuua muutust. Meil igal omad kogukonnad. Aga täna ma soovitan näiteks mõtle sina sellest, jätta meelde see põsk akronym. Jeesus ütles ka, et keegi lööb siin vastu ühte põske, siis keera teine. Nii et me peame seda ikka jälle tegema uuesti. Nii et mõtle, kuidas mina saan kasutada puhkamise rütmi. Iga nädal sa puhkad mingi, et sul on vaba aeg. Mida sa teed sellega? Kuidas sa saate koos teiste kristlastega kasutada seda eesmärgipärast? Kuidas ma saan praktiliselt õnnistada 3 inimest ühe nädala jaoks? Kuidas me saame koos õnnistada kogukonnana inimesi enda ümber? Kuidas ma söön? Söö 3 korda nädalas vähemalt eesmärgipärast, kellegagi koos. Näiteks 1 kord mittekristlasega, 1 kord inimesega, kes on ristist juba edasi, juhid edasi ja 1 kord kutsu keegi endale külla, söögi koos näiteks oma kodus. Kuidas ma kuulan regulaarselt Jumalast? Kas ma küsin Jumal oma vaimu läbi, sa oled elamas minu sees, näita mulle midagi konkreetselt, mida ma pean tegema järgmise sammuna selle inimese, selle kogukonna. Kas ma kuulan teiste inimeste lugues? Nii et põsk. Ja panete tähele, need ei ole üritused. Ja need on üritusi, me peame ka tegema ja kogudusena koos käime ja kõik need seatud ajad ja kohad, nagu meil praegu siin. Oluline asi. Aga elu on nende asjade ümber ka. Ja me peame, kui me tahame muutust tuua kogukondadesse, me peame seal esiteks inkarneeruma, lihaks saama. Koos teiste õdede vendadega soovitavad, siis on see muutus palju suurem. Ja leida nende rütmid, kuidas praktiliselt välja. Nii, kas teil on mingeid küsimusi ja kommentaare selle riigi kohta? Mul on küsimus, et milline on sul nagu mõtlemine siis, kui sa nagu näed vaeva ja helistad ja võtad aega, aga need inimesed ei tule. Näiteks plaanid midagi teha, aga nad ei tule ja siis oled oma aega kulutanud ja siis võib-olla teed veel seda ja siis nad jälle ei tule ja et milline on su mõtlemine sellisel juhul, kas sa mõtled, okei,
jumal, ma olen teil üksi või lähed kutsud oma need parimad sõbrad või. jah, mõnikord ei viitsi mitte midagi enam vist teha, sest et olen kodus ja ei tee midagi, ei lähe ise ka. ma arvan, et see läheb tagasi sinna, et absoluutselt neid hetki, kus huvi puudumine nagu niikuinii on olemas ja see on, ma arvan, et see on reaalsus ühesõnaga, et inimesed ei huvita. ja mõnikord ma olen lihtsalt jõudnud sinna, et ja lõpuks on see motivatsiooni küsimus ka, et kas ma üritan seda oma hästi just teha või ma näen, et tegelikult ma olengi loodud elama selliselt. See ei olegi projekt, mis ma teen, vaid kogu mu elu peaks olema selline. Et ma ei ürita sinuga suhelda lihtsalt sellepärast nii, et ma pean praegu, vaid ma elan suhteliselt kogu aeg niimoodi inimestega. Minu reaalsus on muidugi see, et ma tunnen, et ma olen nii alles selle teekonna alguses, et ma ei mõnikord lähen ikka kergema vastupanu teed, jah. Mõnikord on väga frustreeriv see, et kui ma mõtlen, et näed, ma olen seda inimest armastanud ja püünud temasse panustada ja näed sa, et ta ei viitsi isegi seda teha. Aga siis on see, et kas Jumal tahab siis lohutada ka, siis tead seda armastusele, siis kui sa lähed tema juurde ja lõpuks sa näed, et tegelikult meis endas puudub vägi üldse mitte midagi muuta. Me tegelikult ei muuda kedagi. Isegi kui me elame nii, see ei muuda ka veel kedagi. Et sellepärast meil ongi vaja seda, nagu Jumal enne kui saatis oma jüngrid ära, seda missiooni minu järgi teha, siis üldse jäägi siia linna, kuni teile tuleb vägi ülevalt olla minu tunnistajaks. Et selles mõttes see püha vaimu vägi, kes äratas Jeesuse Kristuse üles, elab minu sees ja sinu sees. Ja küll ta annab meile selle jõu ka. Mõnikord ma tunnen, et me oleme, ja tihti, mis me näeme, et kui me usume, et igas üles, mis elab see vägi, mis äratas Jeesuse Kristuse üles, tegi imesid. Sama Jumal elab meie sees. Et me võtame nagu selle sama eile käisin abikaasani sünnipäeval üle. Me käisime Tartu kõige ilusamas restoranis, mida mina tean. No ükskord võib lubada meile see mingi restoran 52 kohad ka, et ühe eile saab tasuta. Läks Antoonis hotell. Ühesõnaga, et seal ma tellisin siis veise selle steigi ühesõnaga, noh sellise veisepraeg. Veisefilee. Nii veisefilee selline ilus, no see oli ka selline ma ei oska veisefilee joonest, joonest taldrik. Ja teiselt poolt me teame, me oleme mõnikord söönud, te saate osta seda poest puljongi kuubikud ka, mis on see veiseliha maitseline. Et mõnikord ma tunnen, et me oleme teinud ka, või no ise toimime nii, et oma noortegruppides ja kogudustes ka tihti ma tegelikult tunnen nii, et noh, vaatan, no mis temast nii väga erilist on, või mis minust nii väga erilist on. Ta ei oska seda või ma ei oska seda ja noh, me taandame Jumala nagu mingi puljongi kuubikuks endas, et noh, et selle asemel, et tegelikult meis igasus on potentsiaal olla see kõige kallim restorani veisefilee, mis on praegu, tegelikult terve see veis ise rääkinud sellest puljongist. Et me mõnikord nagu alahindame seda ja unustame ära tegelikult, et ka vähemates õdedes vendades ja minus endas tegelikult elab see sama vaim. Ja mõnikord, kui me anname lihtsalt inimestele, kui me näeme, et kristlaseks olemine ongi see lõpuks, et noh, sa teed helipuldid, liigutad mingit nuppu ja see ongi maksimaalne, kuhu sa jõuda võid, nagu ühesõnaga, siis ma olen nagu kuubikuks teinud, puljongi kuubikuks inimesed. Tegelikult see on õnnistatud elama välja nagu Jumala riik hoopis laiemalt ja nähtud. Ma ei mäleta, kus me siia sattunud. Mis on veel mingi küsimusi või kommentaar? Mul võib-olla üks selline kommentaar, et kui me tuleme tagasi selle füüsika juurde ja kogukondade muutmise juurde, et tihtipeale, mis me teeme, on see, et me võtame selle rutipudeli, mis on liiga kuum, me jalutame selle maha ja siis viime selle sinna kraani alla, et siis ta sobib sinna paremini. Et sama on see, mida me teeme oma eludega, kui me läheme uude keskkonda või uude kogukonda, on see siis kool või töö või midagi kliendi juurde, siis me üritame olla võimalikult nende sarnased, et me kedagi ei riivaks, et me sobiksime sinna sisse. Aga ainuke viis, kuidas sa tood nagu muutust sinna kogukonda, on see, kui sa ei muutu selle sarnaseks. Ja et see on see, mida me peame nagu jälgima enda eludes. Et see evangeeliumi vägi, mis meie sees on, et me seda kinni ei kata, et see ainult välja paistaks, kui me läheme uude keskkonda. Vaid pigem, et see on see, mis meid mõjutab, mis meid ajendabki seal keskkonnas olema see, kes me oleme. Ja siin selles mõttes, siin on ka, millest täna ei ole rääkinud, aga see
see on, kuidas me elame, aga selle juurde käib see, kuidas me ja mida me räägime. Nii et selles mõttes, et see kuulutuslik sõnaline osa on alati siin olemas. Siin tuleb Jumala tarkus paluda, et kuidas ma kuulutan mingis olukorras. Ja mõnikord see on kuulamine, mitte millegi rääkimine. Aga mõnikord on see selgelt evangeeliumi kuulutamine ka, et selle evangeeliumi väär, Jeesuse Kristuse kui tee ja tõe kuulutamine. Ja seda julgeda teha ja osata teha. See on see, ühelt poolt, et sa jääd selleks, kes sa oled, et sa ei kaosta seda Kristust ja väge. Teiselt poolt mitte, et sa ei ela nii, aga sa kuulutad seda, et see on osa sellest muutuse protsessist. Kas veel mingi küsimusi? Mina tahaksin öelda midagi, et tegelikult selle otsa nagu ei oska ja väga ei ole. Ja ma olen õppinud nii, et see on väga hea äslik. Kui sa mõtled, et ei oska, kui väga ei ole, siis Jumal teeb kindlasti. Kui sa otsustad nagu teha ikka. Väga õige. Kui vaadata, see on teine teema, teine seminar, räägiti Jumala liikumisest läbi ajaloo. Kui vaadata liikumisi, siis need kõik liikumised, mida Jumal on kasutanud läbi ajaloo, algavad kriisist. Kus inimesed, kas üks või mitu jõuavad sellesse kohta, kus me ütleme, et ma olen läbi kukkunud, ma ei saa, ma ei jõua, ma ei oska. Kui Jumal, kui sa jõuad iseenda lõppu, jõuad sa Jumala algusesse tihti. Selles mõttes see on, seni kuni ma arvan, et meil on midagi anda, siis ma tegelikult see on natuke halvem otsus olla tegelikult. Nii et selles mõttes on filmisid täitsa õige asja. Ja neid hetki ma tean oma elus mitmed, kus ma olen jõudnud sinna kohta välja, et tunnen, et täitsa nagu läbi kukkujana ennast igas mõttes, olgu see perekonnas või koguduses, koguduse juhtides, kogudust juhtides või isiklikult kedagi juhtides Kristuse poole, neid hetki, kus sa mingi hetk näed, ma olen andnud nagu enda poolt kõik ja selle poole mingit tulemust on, Jumal, kas sina ei tee või mina ei tee või milles asi on ja ma ei, olen sinna kohta jõudnud. Jumal saab midagi uut teha. Äge. Kas keegi tahab veel midagi öelda? Ma arvan aega minna midagi muutma kogukondi. Kui ma mõtlen seda kogudust, ma usun teatud, et see on väljakutse meie Eesti kogudustele järgmiseks 20 aastaks. Kui me ei õpi elama kogukondadena, mis reostavad pimedust maa, kui me kogudused jäävad pühapäeva keskseks, kui noortetööd jäävad pühapäeva keskseks või kantsli keskseks, siis ma kardan, et 20 aasta pärast kogudus, kui sellist pole Eestis vaja. Ja ma olen seda erinevates kohtades öelnud, aga et isegi kui sa oled siiras kristlane, juba praegu paljude koguduste pastorid, sinu pastor ei ole sinu kodukoguduse pastor, vaid kuskil mujal. Sest keda sa kuulad, ülistus, mida sa naudid kuskil mujal, kas mingi interneti teed või mis iganes. Ja kui me vaatame, siis tegelikult sellised lokaalsed kogudused, pühapäevased teenistused, kohad, kus ma lähen kuulan selleks, et õpetus saada või noorte informatsiooni saamise kohana nad kaotavad tähenduse ära järgmise 5 või 10 aastal. Sest tehnoloogia areng on viinud sinna, et sa võid suvalisel hetkel saada osa parimast kogudusest üle maailma. Ma arvan, me ei oska seda ette veel kujutada, mis 10 aastat pärast on, aga umbes nii läheb see. Samas ükski tehnoloogiline lahendus, parim jutlus, mida sa kuuled, parim ülistus, millest sa võid ise osa võtta, ei asenda kunagi lihast elus kogukonda. Sest me lõpuks oleme luur kogukondade jaoks. Jumal on nähtav siis, kui me oleme koos. Praegu on Jumal rohkem nähtav siin, kui siis, kui ma oleks üksinda siin toas. Sest mina olen hoopis ainult üks väike osa, mitte terve osa Jumala ihust. Ja selles me vajame ja me riik ja linn ja maa vajame. See hetk, kus me tuleme kokku, elame usku välja ja kus me nuputame välja oma kontekstile vastavad rütmid ja elame oma igapäevast elu selliselt, et see on igavõikmine tähendus. Ma arvan, et see on meie üleskutse. Ja ma olen hästi lootusrikas. Selles mõttes, kui ma vaatan teie peale, kui ma vaatan noorte peale, siis tegelikult noored loomulikult peavad oma elu kogukondades. Ja tead, kui sa abiellud, siis läheb üha raskemaks. Siis sa kapsetad üha rohkem oma konkreetsesse ruumi. See on kõik põhjused vähemalt. Nii et kui te praegu saate selle õige DNA endale sisse, harjuta selle järgi elama, siis see saadab teid terve elu ja Jumal saab teid väga palju kasutada. See on väga põnev. Ja ma loodan ja palvetan, et teie igaüks, kui te lähete siit nädalavahetused, võiksite muuta oma kogukonda. Mõelge, keda te saate selle teekonnale kaasa kutsuda endaga. Jagage seda visiooni kellegagi ja mingi koos. Aga enne kui läheme, kas on okei, kui ma palvetan igaühe, palvetan meie kõigi eest.
taeva isa, me oleme siin puudulike inimestena. Võib-olla me isegi praegu oma südamesse vaadates tunneme, et nii palju asju on, millest me ei saa aru, mida me ei oska, mida me isegi ei taha teha, kuigi me teame, et me peaksime neid asju tegema. sa näed ka samas meie südames ja mõtetes kajastuvad võib-olla praegu mingid näod, kes on meile olulised, armsad inimesed. Või võib-olla inimesed, kelle nimesid me ei tea, aga me tunneme tegelikult sinu vaimu juhtimise teel praegu tunneme, me peaksime nende lugusid tundma õppima. Me tahame oma lood sinu kätte anda ja paluda, et sa kasutaksid meid igat ühte oma koha peal sellisena, nagu sina saad meid kasutada. Aita, et me kogudused muutuksid, et meie linnad muutuksid, et Eestimaa võiks muutuda sellepärast, et sina tuled sealt reaalsemaks inimeste eludes. Tänan sind piiblipäevade eest, ole iga noorega, kes siin ruumis on ja et iga üksi võiks kogeda veel sind ühel erilisel viisil, nii tänasel päeval, homsel päeval ja siis, kui ta läheb siis koju. Tänan, et sina Jumal oled hea ja me täname sind, Jeesus, et selles, kes sina oled ja mis see meie jaoks oled teinud, selle hea sõna millest. Olgu see ikka kasvab meie südames. Amen. Kuulge, aitäh teile ja näeme!